Hiinameditsiinis mesi on väga tähtsal kohal olnud taimravis. Et kui me räägime nüüd mee olemusest hiinameditsiinis, siis mesi mõjutab 3 organit. Nendeks on jämesool, kopsud ja siis koos magupõrn ehk see on seedimisega palju seotud. Ja öeldakse niimoodi, et mee toime, tal on 2 toimet, ta on toniseeriv ehk annab energiat juurde ja teine toime on see, et ta niisutab. Ja niisutava toime, teda palju kasutatakse hiinameditsiinis jämesoole ja kopsu niisutamiseks. Mis see tähendab? Tähendab seda, et kui jämesooles on liigne kuivus sees, siis see väljendub kõhukinnisusena, väljendub sellena, et väljaheide on hästi kuiv ja taha välja tulla ja siis mee kasutamine parandab seda. Ja kopsude kuivus tähendab seda, et kui on selline pikaajaline kuiv köha, kuivad limaskestad ehk kuiv nina, kuiv kurk, neel, siis ka mee üks toime on see, et ta nii-öelda niisutab kopsusid ja vähendab seda kuiva köha. Aga nüüd võib-olla tähtsam aspekt, mis meel hiinameditsiini seisukohast on seotud siis mao ja põrnaga. Ja mao ja põrna seisukohast on see, et neid organeid peetakse väga tähtsaks seedimisel või seedeprotsessis. Ja öeldakse, et need organid väljenduvad seedimise tules. Ehk see on see, mis nüüd aitab meil toidust kätte saada vajaliku energia, vajalikud ehitusmaterjalid ja need kehasse laiali viia. Ja kui mao ja põrna energia on tugev, siis inimene on terve. Kui see on nõrk, siis ta kipub haige olema sageli ja ei tervene haigustest. Ja mesi on see, mis siis toniseerib magupõrna hästi palju. Ja sealt tulenevalt, millal teda kasutatakse, on see, kui on väsimus, kui on selline halb seedimine, kui ei ole jõudu ja võib-olla veel üks aspekt, mis läbi ajaloo on hästi palju hiinameditsiinis olnud kasutusel, siis mee puhul on see, et mett lisati paljudesse ravimtaimesegudesse ja põhjusel, seal oli 2 põhjust, üks oli see, et ta aitas selliseid tugevaid või natukene isegi kehale raskesti seeditavaid ravimtaimi paremini ära seedida, ehk ta toetas magu ja põrna. Ja teine, öeldakse, põhjus, miks mett kasutati, on see, et mesi aitab ravimtaimesegus erinevad ravimtaimed nii-öelda nagu koos tööle panna. Ta on selline nagu heas mõttes läbirääkija või kes paneb kõik taimed koos tööle. Ja see on, et läbi ajaloo on palju mett kasutatud, praegusel hetkel enam seda nii palju ei kasutata. Põhjus on see, et kasutatakse rohkem suhkurt ja hiinlased ise selle kohta ütlevad, et mesilasi on vähe, hiinlasi on palju, et kasutame suhkurt. See, kuidas hiinlased mett on tarbinud, ütleme tegelikult on niimoodi, et mesi on Hiinas üsna kallis ja kuidas põhiliselt teda tarbiti, oligi haiguste puhul. Ehk see ravimtaimesegu, mis tehti, see siis osad taimed seal võib-olla enne töödeldi meega, näiteks röstiti läbi või siis lisati natukene mett juurde sellele segule. Aga niimoodi nagu meie sageli sööme, et lihtsalt paneme mett tee sisse või toidu sisse. See on liiga kallis olnud Hiinas, et seda niimoodi süüa. Aga jah, kui poest osta, siis on, et ainuke valik on Eesti mesi ja soovitavalt siis kuskilt öko-osakonnast.